2026 aasta 9. mail seisis Venemaa president Vladimir Putin Punase väljaku peal, et tähistada võidupüha, mis on ehk Venemaa poliitilise kalendri kõige püham kuupäev. Kuid Natsi-Saksamaa lüüasaamise 81 aastapäeva tähistamine oli väga erinev varasematest aastatest. Putini jaoks on see paraad olnud pigem võimalus näidata maailmale Venemaa sõjalist jõudu ja geopoliitilist haaret kui mälestusüritus. Viimane osa oli oluline, sest kutsutute nimekiri koostati selleks, et näidata, millised riigid on endiselt Venemaaga ühel meelel. Sel aastal oli vastus sisuliselt mitte keegi. Paraad ise kestis vaid 45 minutit. Polnud tanke, polnud raketilaskeseadmeid ega rasket soomust, mis oleks üle munakivide veerenud. Selle asemel oli paraad rangelt ainult Venemaa sõduritest, kes marssisid koos mitte kellegi muu kui Põhja-Korea sõduritega. Ja ka tegelikult kohal olnud välisriikide riigipeade nimekiri oli oluliselt lühem. Ainus, kes pidustustel Venemaa pealinnas osalesid, olid Malaisia kuningas Sultan Ibrahim Iskandar, Laose president Tonglun Sisolit, Kasahstani president Kassym-Jomart Tokajev, Usbekistani president Shavkat Mirziyoyev ja Valgevene autoritaarne juht Aleksandr Lukašenka. Samal ajal külastas Slovakkia peaminister Robert Fico, kes on Euroopa Liidu liikmesriigi juht, Kremlist väljaspool asuvat tundmatu sõduri haua memoriaali, selle asemel, et osaleda pidustustel Punase väljaku platsil. Vaid 3 aastat varem, 2023 aastal, olid kõik 5 Kesk-Aasia presidenti sõitnud Moskvasse, et seista Putini kõrval. Nad tegid seda uuesti 2024 aastal ja taas 2025 aastal. 2026 aastaks teatas kutsutud Armeenia peaminister Putinile kuu aega ette, et tal on liiga kiire, sest ta teeb kodumaal valimiskampaaniat. Need tühjad kohad Putini kõrval räägivad vaikselt lugu, mida Kreml meeleheitlikult ei taha, et sa näeksid. Sest samal ajal, kui maailm jälgib Ukraina rindel toimuvat, on Venemaa selja taga vaikselt ja aeglaselt lahti rullumas teine katastroof. Üks riik teise järel, alates Kaukaasiast kuni Kesk-Aasia ja Balkani poolsaare riikideni, pöörab selja. Liit, mida Venemaa on 30 aastat ehitanud, laguneb koost. See on, kuidas Vladimir Putin kaotab oma viimased liitlased ja miks Moskva hakkab paanikasse sattuma. Alustame Armeeniast, sest Armeenia on reetmine, mida Moskva ei osanud ette näha. Aastaid oli Armeenia Venemaale nii lähedal, kui üks riik üldse olla saab. Seal asus Vene sõjaväebaas ja Armeenia sõltus Moskva julgeolekust. See kuulus ka kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni ehk CSTO-sse, mis oli Venemaa vastus NATO-le. Selle energia, kaubandus ja isegi ellujäämine näisid olevat seotud Kremliga. Kui Venemaal oli Lõuna-Kaukaasias tõeline liitlane, siis see oli Jerevan. Siis tuli 2023. Aastaid oli Armeenia lootnud Venemaale, et see kaitseb teda pikaajalises vastasseisus naaberriigi Aserbaidžaaniga vaidlusaluse Mägi-Karabahhi piirkonna pärast. Vene rahuvalvajad olid piirkonnas just selleks otstarbeks. Kuid kui Aserbaidžaan alustas oma pealetungi ja hõivas territooriumi, ei teinud venelased midagi. Miljonitele armeenlastele näis see hüljatuna ja oli otseses vastuolus Armeenia ning Venemaa vahel sõlmitud kokkulepetega pärast seda, kui Armeenia sai iseseisvaks riigiks. See oli murdepunkt ja põhjus, miks Armeenia pöördus teisele poole. 2024 aasta veebruaris külmutas Jerevan oma osaluse kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioonis CSTO, liidus, mis pidi olema nende kilp. Pange tähele terminoloogiat, külmutas. Armeenia pole lepingut ametlikult tühistanud, kuid nad on lõpetanud kohalkäimise, lõpetanud oma osa maksmise selle rahastamises ja mis kõige hullem, nad on lõpetanud teesklemise, et see liit midagi tähendab. Peaminister Nikol Pashinyan hakkas pöörduma lääne poole, Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide suunas. Ta alustas relvade ostmist Prantsusmaalt ja Indiast, mitte Venemaalt. Ja 2026 aastal hakkas ta otsima muid liite sõjaliseks kaitseks. Armeenia võõrustas Euroopa poliitilise ühenduse tippkohtumist Jerevanis. 10 Euroopa juhid lendasid kohale. Nende seas olid Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski, esimene Ukraina president, kes 24 aasta jooksul Armeeniasse saabus. Nii et Armeenia, mida võis pidada endiseks Venemaa kliendiriigiks, rullis punase vaiba lahti juhi ees, keda Venemaa üritab hävitada. Tippkohtumine oli samuti oluline samm Armeenia lähenemisel läänele, kuna Pashinyan lubas, et ta hakkab läbirääkimisi viisavaba reisimise üle Euroopa Liiduga juba 2 aasta jooksul. Mõni päev hiljem jättis Pashinyan Moskvas võidupüha paraadist osa võtmata. Vene ametnikud reageerisid teravalt, süüdistades Armeeniat Venemaa vastastele avaldustele kõlapinna andmises ja 2 riigi suhetele vastutöötamises. Putin ise soovitas Armeenial korraldada referendum oma Euroopa tuleviku üle ning võrdles Armeeniat ähvardavalt Ukrainaga, meenutades kõigile, et tema sõnul algas sõda Ukrainas Kiievi katsega liituda Euroopa Liiduga.
See oli pigem ähvardus kui nõuanne. Aga siin on see, mis peaks Moskvat kõige rohkem muretsema panema. Mai lõpus maandus USA välisminister Marco Rubio Jerevanis ning koos Armeenia välisministri Ararat Mirzojaniga allkirjastas ta Ameerika Ühendriikide ja Armeenia vahelise kõikehõlmava strateegilise partnerluse hartat. See pani aluse raamistikule kokkuleppe sõlmimiseks millegi kohta, mida nimetatakse Trumpi rahvusvahelise rahu ja õitsengu marsruudiks ehk tripiks. Põhimõtteliselt oleks see transiidikoridor, mis kulgeks nii Armeenia kui ka Aserbaidžaani kaudu, moodustades aluse rahuleppele nende kahe riigi vahel. Midagi, millega Venemaa pole 10 aasta jooksul hakkama saanud. Veelgi enam, TRIP annab eelistuse projektidele, mis töötlevad ja ekspordivad Armeenias kaevandatud maaki riigisiseselt, selle asemel, et saata see Hiinasse. See võiks lõigata nii Venemaa kui ka Hiina väärtuslikest ressurssidest ära ning anda NATOle juurdepääsu olulisele transporditaristule, mis ühendab Kesk-Aasiat ja Euroopat. Ühe hoobiga kaotas Venemaa mitte ainult liitlase, vaid ka osa kontrollist Kaukaasia üle, juurdepääsu maavaradele ning osa oma võimest kaupu üle Kesk-Aasia transportida või vähemalt määrata, kuhu need kaubad liiguvad. Kui Armeenia on nende liitlane, kes lahkus, siis Kasahstan on peaaegu täielikult Moskva kontrolli alt väljas. Kiire meeldetuletusena. Kasahstan on Kesk-Aasia suurim riik, jagades Venemaaga maailma kõige pikemat järjestikust maismaapiiri. Endise Nõukogude Liidu osana elab Kasahstani põhjaosas ka suur vene rahvusest elanikkond. Ja just sellele viimasele punktile viitavadki vene natsionalistid, kui nad hakkavad kahtluse alla seadma, kas naaberriik ikka väärib iseseisvust, nagu juhtus eelmisel kümnendil Ukrainaga. Ja alates 2022 aastast on need hääled muutunud valjemaks, seades avalikult kahtluse alla Kasahstani piirid ja tema õiguse eksisteerida suveräänse riigina. Tokajev on mänginud üht kõige peenemat tasakaalumängu kaasaegses geopoliitikas. Ta ei ole Moskvaga suhteid katkestanud, kohtudes endiselt Putiniga ja hoides Venemaad riigi suurima impordipartnerina, kuid see kehtib ainult impordi kohta. Teiselt poolt on Tokajev vaikselt keeldunud Kremlit kuristiku järgimast. Kasahstan ei ole kunagi tunnustanud Venemaa nukuriike Ida-Ukrainas, viidates rahvusvahelisele õigusele. See lükas tagasi sügavama sõjalise integratsiooni kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni KJLO raames ning on hoolikalt töötanud selle nimel, et mitte saada Venemaale suureks tagauksuks lääne sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks. Selle asemel on Kasahstani ekspordikaubandus keskendunud Hiinale ja Itaaliale. Samal ajal on riik püüdnud luua tihedamaid sidemeid Türgiga, sõlmides 2022 aastal lepingu Türgi droonide litsentsi alusel kokkupanekuks. Riik tutvustas ka 2025 aasta sügisel Taimas 848 soomukit, mis ühendab Türgi ja Hiina disainid, jättes Venemaa sõjalise tarnijana täielikult kõrvale. Samal ajal ütles Kasahstani kaitsetööstusettevõtete assotsiatsiooni esimees, kes juhib riigi sõjatööstuskompleksi, et NATO standardid on kaasaegsemad ja turvalisemad. Ja on ka geopoliitiline positsioneerimine. 2023 aasta kohtumisel Putini ja teiste oluliste Vene ametnikega pidas Tokajev osa oma kõnest demonstratiivselt kasahhi keeles, mitte traditsioonilises vene keeles. Vastuseks kõigele sellele peatas Venemaa järsult Kasahstani naftavoolu Saksamaale läbi Družba torujuhtme Põhjaharu. See marsruut varustas strateegiliselt olulist Skõlki rafineerimistehast, mis varustab kütusega Berliini ja ümbritsevat piirkonda. Moskva viitas ebamäärastele tehnilistele põhjustele, mida peaaegu keegi ei uskunud. Saksamaal olid olemas alternatiivsed varustusvõimalused, kuid see samm tekitas muret Skõlki rafineerimistehase jaoks. Aga Kasahstanil puudub infrastruktuur, et naftat iseseisvalt torujuhtme kaudu transportida. Sõnum oli lihtne, kui meid alt vead, võime sulle haiget teha. Aga siin on konks. Nüüd töötab mõjuvõim mõlemas suunas. Astana rahvusvahelise finantskeskuse kohus andis Ukraina riiklikule energiakontsernile Naftogazile loa nõuda umbes 1,4 miljardi dollari väärtuses Gazpromi varasid. See oli esimene kord, kui mõni välisriigi kohus andis avalikult loa selle vahekohtuotsuse täitmiseks teise riigi territooriumil. Tõele au andes distantseerus Kasahstani valitsus kiiresti, kusjuures Justiitsministeerium kinnitas, et nad tegelikult seda otsust ei täida, nimetades seda konkreetset kohut ekstraterritoriaalseks. Satakev ei kavatse Moskvaga avalikku sõda kuulutada, kuid peatuge sellel, et selline otsus üldse tehti. Mõni aasta tagasi oleks olnud mõeldamatu, et mõne Venemaa liitlasriigi kohus asub Ukraina poolele Gazpromi vastu. Siis on veel Aserbaidžaan, riik, millel oli teoreetiliselt kõik põhjused Moskvaga sõbralikuks jääda. Murranguline hetk siin algas 2024 aasta jõulupühal. Aserbaidžaani lennufirma lennul jäi 28 243 Embraeri reisilennukil, mis lendas Bakust Venemaa linna Groznõisse, tekkisid õhus tõsised probleemid ja see kukkus alla Kasahstanis Aktau lähedal, hukkudes 38 reisijat.
Aserbaidžaani ametnike ja üha kasvava hulga tõendite kohaselt oli põhjuseks Vene õhutõrjeraketi juhuslik tabamus. Teatavasti tulistati rakett välja Grozny kohal toimunud droonitõrjeoperatsiooni käigus ja see plahvatas lennuki lähedal. Vigastatud lennukile keelati väidetavalt isegi maandumine Venemaa lennujaamades ning see saadeti üle Kaspia mere, kus see alla kukkus. Aserbaidžaani president Ilham Alijev süüdistas Venemaad lennuki allatulistamises ja seejärel päevade kaupa juhtunu varjamises. Ta nõudis vabandust, süütunnistamist ja vastutavate isikute karistamist. Peaaegu aasta vältis Moskva kõiki süüdistusi ning Vladimir Putin avaldas umbmääraseid kahetsusi ja vabandusi, kuid keeldus vastutust võtmast. See kestis kuni 2025 aasta oktoobrini, mil Vladimir Putin tunnistas lõpuks silmast silma kohtumisel Alijeviga, et süü lasub Venemaa õhutõrjel. Selleks ajaks oli suhetes juba kahju tehtud. Aga see oli alles algus. 2025 aasta juunis korraldasid Venemaa julgeolekujõud Jekaterinburgi linnas etniliste aserbaidžaanlaste kodudes reide, vahistades umbes 50 inimest aastakümnete taguste mõrvajuhtumitega seoses. 2 inimest surid vahi all. Nende perede inimõiguste organisatsioonid väitsid, et neid piinati peksmise ja elektrilöökidega. Venemaa eitas süüd ja pani ühe surma südamepuudulikkuse arvele. Aserbaidžaan tühistas kogu riigis Venemaa kultuuriüritused. Ta loobus Moskvas kavandatud parlamendi kohtumisest. Ja nii see oligi. Midagi peaaegu ennekuulmatut väidetava Kremli partneri kohta. Aserbaidžaani politsei korraldas reidi Sputniku, Venemaa riikliku propagandakanali Baku kontorites, pidas kinni selle ajakirjanikud ja süüdistas mõnda neist Venemaa luureagentidena tegutsemises. Geopoliitiliselt hakkas Aserbaidžaan toetama Kiievi territoriaalset terviklikkust, pakkudes humanitaar- ja energiaabi ning võõrustades Zelenskid julgeoleku- ja energiakõnelustel. Ja kui Euroopa püüab kiiresti vähendada oma sõltuvust Vene gaasist, saab Aserbaidžaanist võtmelüli energiakoridorides, mis viivad Kesk-Aasia ja kasperessursid Euroopa turgudele. Need marsruudid mööduvad Venemaast täielikult, mida Venemaa varem kasutas piirkonna mõjutamiseks hoovana. Siit peame liikuma läände, aga enne seda veendu, et oled tellinud The Military Show kanali. Me teeme igapäevaselt videoid, mis jälgivad geopoliitika uudiseid. Tagasi Venemaa lagunevate liitude juurde. Esimene lääneriik, mida külastame, on Moldova. Aastaid oli Venemaa leemur Moldovas Transnistria, kitsas eraldunud territoorium Ukraina piiri ääres, mida on alates 1990. algusest okupeerinud Vene väed ja mida Moskva on sellest ajast alates toetanud. See külmutatud konflikt andis Kremlile püsiva jalgealuse, võimaluse hoida Moldovat ebastabiilsena ja lääne haardeulatusest väljas. Näete, Moldova on püüdnud peatükke EL-iga ühinemisel sulgeda, kuid EL on ettevaatlik riikide suhtes, kes ei kontrolli täielikult oma territooriumi. Näiteks Küpros suutis EL-iga liituda, kuid EL-i seadused ei kehti Türgi kontrollitaval põhjaterritooriumil. Moldova puhul pakkus EL varem välja sama mudeli, kuid on nüüdseks meelt muutnud ja võib-olla nõuab Transnistria küsimused täielikku lahendamist enne liitumisläbirääkimiste jätkamist. Nii et Moldova on mängureegleid muutnud. Selle asemel, et pidada lõputuid läbirääkimisi Transnistria eristaatuse üle, on Kišinjovi valitsus üle läinud vaiksele taasintegreerimise strateegiale. See võttis Transnistria ettevõtetelt ära erimaksu ja tollisoodustused ning tõmbas piirkonna aeglaselt Moldova enda majandus- ja õigussüsteemi. Ja Euroopa Liit toetab seda lähenemist. EL välispoliitika juht Kaja Kallas on isegi öelnud, et Vene vägede lahkumine Transnistriast peaks saama osaks Euroopa nõudmistest Moskvale. Kremlile on see aeglane katastroof. Moldova ja Euroopa ametnikud süüdistasid Venemaad katses sekkuda Moldova 2025 aasta parlamendivalimistesse. Nii hoidsid Euroopa-meelne president Maia Sandu ja tema liitlased vastu. Moskva pöördus tagasi oma tavapärase surve avaldamise taktika juurde, püüdes mõjutada riike demograafiliselt. Nii kirjutas Vladimir Putin alla dekreedile, mis teeb Transnistria elanikel palju lihtsamaks Vene passide saamise, loobudes tavapärastest elukoha, keele ja ajaloo nõuetest. See on taktika, mida Venemaa on varem kasutanud okupeeritud Ukrainas ja Gruusia separatistlikes piirkondades. Toodetakse kodanikke, siis väidetakse, et neil on õigus neid kaitsta ning saadetakse väed sisse. Aga seekord on mängus veel üks eesmärk. Moldova president hoiatas, et uusima massilise passistamise laine kõige tõenäolisem eesmärk ei ole kaitse, vaid värbamine. Vene kodanikena võidakse Transnistria elanikud suunata Venemaa ajateenistusse ja saata sõtta Ukrainasse. Ja see ei pruugi olla midagi, mida sealsed elanikud tegelikult tahavad. Tegelikult ei ole olemas ühtegi usaldusväärset küsitlust elanikkonna arvamuse kohta sõja ja võimaliku liitumise osas.
Viimane küsitlus tehti 2016 aastal ja selle viis läbi otseselt Venemaa-meelne küsitlusfirma, mis uuris Venemaa Föderatsiooniga liitumise toetust, see tähendab Venemaaga ühinemist. Seal oli elanikkond ülekaalukalt Venemaa poolt. Kuid Carnegie andmetel hääletavad Transnistria elanikud Moldova valimistel tegelikult EL-i pooldavate parteide poolt. Nii et isegi geopoliitilise suuna osas puudub piirkonnas üksmeel. See tähendab tõenäoliselt, et Ukraina sõtta minekuks on palju vähem toetust, mis omakorda tähendab, et kõik need Venemaa pingutused oleksid asjata. Ja siiski näitab juba see, et ta selliseid taktikaid proovib, et otsitakse võimalust vältida oma väärtuslikuma elanikkonna saatmist konflikti, just nende suurte linnade inimeste, keda sõja mõjud seni pole eriti puudutanud. Lõpuks on Venemaal Euroopas 2 sõpra, kes on lubanud tal otseselt või kaudselt mõjutada kontinendi majandust ja geopoliitikat. Need on Ungari ja Serbia. Ungari oli vaieldamatult Putini lemmikvalitsus Euroopa Liidus. Peaminister Viktor Orbáni juhtimisel viivitas Budapest sanktsioonidega, blokeeris abi Ukrainale ja süüdistas pigem Brüsselit kui Moskvat. Iga kord, kui NATO või EL püüdsid hääletada, oli Ungari kindel veto kõigile Venemaaga seotud küsimustele, viivitades projektidega, kui mitte neid täielikult peatades. See ajastu on läbi. 2026 aasta aprillis kaotas Orbán pärast 16 aastat võimul olemist, kui tema partei Fidesz sai lüüa Péter Magyari juhitud TISA parteilt ning Magyar astus ametisse mais. Peaaegu kohe pärast seda on tema valitsus hakanud Ungarit tagasi Euroopa peavoolu suunas juhtima. See loobus vastuseisus suurele EL-i rahalisele abipaketile Ukrainale ning kutsus välja Vene suursaadiku pärast seda, kui löögid tabasid ungarlaste kasustatud alasid Lääne-Ukrainas. Magyar teatas samuti võitlusest korruptsiooni vastu, eriti endise Orbáni valitsuse kasutatud süsteemide vastu. Ta läks isegi nii kaugele, et hakkas astuma samme riigi presidendi väljavahetamiseks, kes nimetati ametisse Orbáni valitsemise ajal. Geopoliitiliselt loobub Ungari samuti oma sidemetest Venemaaga, alustades nafta ja gaasi impordist. Kuigi Magyar ütles otse, et ta ei näe võimalust, et Ungari oleks Venemaast täielikult sõltumatu, kuna Vene energia on pidevalt kõige odavam, pakkus ta uute allikate leidmise tähtajaks välja aasta 2035. Ja siis on veel Serbia, võib-olla kõige kõnekam näide kõigist. Aastakümneid kujundas Moskva Serbiast vennasrahva kuvandit, keda seovad Venemaaga nii õigeusk kui ka slaavi päritolu. Serbial olid ka äärmuslikud kaebused NATO ja Lääne vastu, mida ei lahendatud kunagi täielikult. Ja kui sõda Ukrainas algas, mängis Serbia mõlemale poolele, lubades Vene kodanikel riiki siseneda viisavabalt ning hakates seejärel tuhandetele ajutisi elamislube väljastama. 2023 aasta lõpuks hinnati, et riigis viibis 200 000 venelast. Ja 2025. aastaks olid neist 64 000 saanud elamisloa, et asutada oma ettevõtted ja jätkata elu riigis, millel on tihedad sidemed Euroopa Liiduga. Serbia keeldus samuti Moskvat sanktsioneerimast, viidates omaenda kogemustele sanktsioonidega pärast Jugoslaavia lagunemist, mitte aga suutmatusele joonduda Euroopa Liidu ja NATO-ga. Kuid isegi see side hakkab nõrgenema. Euroopa Liit on kritiseerinud näilist Venemaad toetavat seisukohta, ähvardades isegi kehtestada riigile viisapiirangu, kui see ei aeglusta Vene kodanike vastuvõtmist. Ja intervjuus väljaandele Politico raha julgeoleku tippkohtumise kuluaarides küsiti Serbia parlamendi spiikrilt ja endisel peaministrilt Ana Brnabićilt otse, kas Serbia saab tõesti jätkata vennalike sidemete väitmist Putiniga, samal ajal kui ta taotleb Euroopa Liidu liikmelisust. Ta rõhutas, et Serbia jagab Euroopa Liidu väärtusi, mõistab sõja hukka ja toetab Ukraina territoriaalset terviklikkust. Serbia ja Venemaa suhte vennalikkust lausa eidatigi. Riik on samuti eksportinud $920 miljoni väärtuses relvi ja laskemoona Ukrainasse, ehkki kaudselt kolmandate osapoolte nagu Bulgaaria ja Tšehhi kaudu. Kui ekspordi peatamiseks avaldati survet, teatas Serbia president, et peatab selle, kuid näis vaid mõne kuu pärast otsust muutvat, jätkates eksporti Euroopa partneritele ega vaevunud uurima, kuhu relvad ja laskemoon lõpuks jõuavad. Kuigi need kogused on tühised võrreldes USA ja teiste NATO riikide ekspordiga, on Serbial märkimisväärne relvatööstus, mis järgib Jugoslaavia eeskujusid, mis omakorda põhinevad Nõukogude Liidu mudelil. See tähendab, et Serbia toodab tegelikult laskemoona nagu 122 ja 152 mm mürsud, mida Ukraina saab kasutada oma kõige arvukamates soomukites, mitte NATO poolt kasutusele võetud 155 mm standardi järgi. Lisaks on Serbia laskemoon palju odavam kui läänes, mis tähendab, et neid saab rohkem kaasata Euroopa riikide relvaabipakettidesse. Ja siis on Vene uudistekanalid, mis väidavad, et Venemaad reetis suhteliselt ebaoluline riik, kus elab vaevu 7 miljonit inimest, mis ei asu Venemaale geograafiliselt lähedal, pole ajalooliselt olnud seotud Nõukogude Liiduga ja on olnud Euroopa Liidu kandidaatriik juba peaaegu 15 aastat.
kui peab nii palju vaeva nägema liitlaste iseloomustamisega, näitab see, kui isoleeritud Venemaa on ülemaailmses geopoliitikas. Astume nüüd samm tagasi ja vaatame kogu olukorda laiemalt. Armeenia liigub Washingtoni poole. Kasahstan, mis on surve all, kuid pole murdunud, otsib lähedust Hiina ja Euroopaga. Aserbaidžaan korraldab haaranguid Venemaa propagandakontoritesse ja varustab end Türgi droonidega. Moldova lammutab Venemaa viimast tugipunkti, Ungari hääletas Putini mehe vastu ja Serbia keeldub kutsumast Venemaad vennaks. Sõda Ukrainas, mille Putin algatas osaliselt selleks, et taastada Venemaa ülekaal oma endise impeeriumi üle, on saavutanud täpselt vastupidise tulemuse. See purustas müüdi Venemaa võimsusest ja muutis Venemaa globaalseks geopoliitiliseks liitlaseks sobimatuks. Sellepärast on tühjad kohad Punase väljaku platsil nii olulised. 2026 aasta paraad näitas, et Venemaal pole enam kedagi peale iseenda, kellele loota. Ja isegi see pole enam kindel, sest sisemine usaldus Putini vastu on aeglaselt kadumas. Lisateabe saamiseks vaata seda videot ja kindlasti püsi tellijana, et saada kõige värskemaid uudiseid ülemaailmsest geopoliitikast.